Ma mäletan ühte lugu, mille jutustas Paul McKenna, kes on ka minu suur ja oluline õpetaja olnud. Paarkümmend aastat tagasi ma sain temalt selle seemne tegelikult, mis minus huvi hüpnoosi ja neurolingvistilise programmeerimise vastu sütitas. Ja ma hakkasin aru saama, kui suur roll igapäevaelus alateadvusel on. Igatahes kunagi kutsus üks professionaalne golfimängija Paul McKenna endale appi ja millegipärast oli tema sooritus alla käinud. Tulemused ei olnud enam need, mis need varem olid ja see omakorda tekitas pinget, mis mängule veel laastavamalt mõjus ja Paul palus sellel golfimängijal ennast golfiväljakule kaasa võtta. Esialgu ta lihtsalt jälgis teda ja kui golfipall jälle august väga palju eemale lendas, ehk siis elukutselise mängija kohta väga palju eemale, siis Paul küsis, mida sa palli lüües mõtled? Millest sa mõtled seda lööki tehes? Ja golfimängija vastas, et millest ma ikka mõtlen, et ma mõtlen, et ma ei tohi mööda lüüa. Selge. Ja Paul ütles siis, et mõtle nüüd, et sa ei tohi auku lüüa. Ütle endale, ma ei tohi täpselt auku lüüa. Ja golfimängija muidugi mõtles, et täitsa jabur, et see on ju täpselt see, mida ta ei taha teha. Aga ta usaldas Pauli, mõtles, rääkis endaga nagu Paul soovitas ja endale üllatuslikult ta tegi oma päeva parima löögi. Ja siis ta oli, et kuidas see võimalik on? Ma ju sisendasin endale, et ma löön august mööda. Ja ma tegin väga täpse löögi, et kuidas see saab niimoodi olla? Ja asja sisu on selles, et kui ta varem mõtles, et ta ei tohi mööda lüüa, et ta ei tohi põõsasse lüüa või mis iganes tema alateadvuse jaoks see mööda tähendas, siis alateadvus ei kuule sõna ei. Ja alateadvuse jaoks kõlas see lihtsalt niimoodi. Ma löön mööda, ma löön põõsasse. Ja kui ta nüüd ütles endale, ma ei tohi auku lüüa, siis tema alateadvuses oli pilt august. Ta lõi oma alateadvusesse pildi sellest august ja auku löömisest. Ja alateadvuse jaoks ei olnud oluline, et seal lauses oli ka sõna ei. Alateadvus tegutseb vastavalt sellele pildile, mis sa sinna lood. Et katseta seda. Ütle endale, ma ei mõtle praegu elevandile. Päriselt ka, ära mõtle elevandile. Võta kokku ennast. Ära mõtle elevandile. Kas see õnnestus sul? Keda sa oma peas, oma kujutluses nägid? Sa ei saa mitte mõelda. Ja selleks, et mingile asjale mitte mõelda, sa pead kõigepealt mõtlema. Ja kui sa ütled endale, ma ei taha ebakindel olla, siis millele su aju keskendub? Ebakindlusele. Kui sa ütled, ma ei taha närvi minna, millele su aju keskendub? Närvilisusele. Aju loob alati pildi sinu sõnade põhjal. Ja sõna ei loo pilti. Ja sellepärast on hästi oluline sõnastada oma soovid, oma eesmärgid positiivses võtmes. Ehk keskenduda sellele, mida sa päriselt tahad luua. Loo ja maali oma alateadvusesse pilt sellest, mida sa päriselt soovid. Ja sinu aju fokusseerib sellele, mida sa talle näitad. Mitte, et ma ei taha eksida, vaid ma teen rahulikult ja keskendunult. Või ma ei taha jälle hiljaks jääda, vaid ütle, ma jõuan õigeks ajaks. Kas sa tunned erinevust? Ja tundub, et probleemi asemel lahendusele keskendumise olulisust on hakatud ka laiemalt mõistma, ehk siis haigekassast on saanud tervisekassa, super. Ja mitte, et ma ei taha haige olla, vaid ma valin terve olla. Ja alateadvus kuuleb sind. Ja siin on veel üks selline põnev lõks, et mõned on küll lõpetanud selle, et nad ütlevad, et ma ei taha haige olla ja ütlevad selle asemel, et ma tervenen. Ja siis nad tervenevadki, muudkui tervenevad aastaid. Ja need on päris lood. Eriti hea näide positiivsest sõnastusest on minu meelest see, mida ema Teresa ütles. Ta ei taha olla sõja vastu, vaid ta on rahu poolt. Täiesti geniaalne. Ja kui ma keskendun hirmule, kui ma keskendun sellele, mida ma kardan, siis ma vaatan seda, mille eest ma tahan pääseda. Ja ma olen keskendunud ohule. Ja kui ma vaatan selja taha nii-öelda, või ka otseselt, siis ma võin ju vastu puud joosta või kuristikust alla põrutada. Ehk sa liigud selle suunas, kus on su tähelepanu.
ja lõpuks liigub sinna ka sinu elu.